Hiiumaa majandus- ja ettevõtluskeskkond, tulevik sünnib otsustest, selline pealkiri hakkab sihtima siis Hiiumaa elu arengut ja kutsun lavale 3 osalejat, kes kõik on siis peale valimisi võimule tulnud vallavalitsuse osapoolte esindajad. Kõigepealt kutsun Reili Rand, Hiiumaa vallavolikogu liige, ühtlasi Riigikogu liige, Sotsiaaldemokraatlik erakond. Päris hea, siit tuleb ka kohe nagu praegu see nagu siis poliitiline tagasiside, aplausi intensiivsus, kohe kuuleme ära. Peep Lillemägi, aktiivne kogukonna liige, Reformierakond. Ahah, nimetas ennast ka paadunud poliitikuks enne küsimus küsides, väga tore. Ja suvaline jalgrattur. Sander Kopli, Hiiumaa vallavolikogu liige, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees, Ühine Hiiumaa. Nonii, ja Hiiumaa enda elu vaagima nüüd hakkame. Ma võib-olla teeksin kõigepealt väikese sellise soojendusringi ja prooviksime äkki siin korraks lähtuda meie arutelus ka väikesest sellisest usu küsimuslikust aspektist. Ehk siis ülejäänud asjad võiksid nagu siis olla sellised selged plaanid. Ja küsimus on nagu teie tunnetuse kohta, et ma saan aru, et peale kohaliku omavalitsuse valimisi teie erakonnad jätkavad, eks ju, et said taas usalduse siis Hiiumaa rahvalt valimistel ja see annab võib-olla väikese värvingu ka sellele küsimusele. Aga, et hakkame Reili sinust pihta. Mis on sinu hinnang? Kui suur on üldse saare poliitilise juhtimise võime sisuliselt elu Hiiumaal mõjutada? Ja see võiks olla, see hinne võiks olla skaalal, et 1, et oi, me teeme palju, aga mõju ei ole. Ja siis 10 on see, et piisab meil korraks omavahel nagu kokku saada, ideed tulevad, lahendused tulevad, elluviimine tuleb. Et 1 on see ja 10 on see, kuhu sa paned vaadates nagu Hiiumaa kogemuse peale. Mis sina usud, milline see poliitilise elu või poliitika võime kujundada kohaliku elu on? Tere veel kõigile, kui kellelegi jäi personaalselt ütlemata. Et kui võtta ka see taust, et ma olen tänaseks 10 aastat olnud Hiiumaa poliitilise elu sees erinevates rollides, siis, ja kes on seda kõrvalt näinud, teavad, et minu pool on üldjuhul kas must või valge. Et neid vahepealseid toone väga ei ole, siis ma päris 10 ei julgeks öelda, aga ma paneks sinna ikkagi 9 peale selle kaalu. Et meeldib mulle suurte asjadega võrrelda. Eesti mõttes kindlasti, kui võrrelda Tallinna linnaga, siis ma väidan, et Tallinna, Harjumaa ettevõtluse, majanduse, kõige käekäigul, inimeste heaolu käekäigul on kohalikul omavalitsusel tegelikult väiksem roll kui meiesuguses väikses piirkonnas, kus kõik on peo peal ja väga omavahel seotud ja põimunud. Väga hea, aitäh. Järgmine usutunnetus, Sander. Jah, eks mul jääb enam jätkalt Reiliga siin nõustuda, et Hiiumaa... See on teil kogu aeg niimoodi? Ma ei tea, kas kogu aeg on, aga see küsimus praegu see, et Hiiumaa on tõesti väike ja siin turg ei toimi täiuslikult ja tegelikult läbi valla ja just nende valla otsuste ja juhtide otsuste ikkagi me saame üsna palju siin mõjutada ja tõesti see skoor võiks ka olla see pigem 9 juures kui 1 juures, et ikkagi mõju on suur. Väga tore. Ja sul, Peep, kuidas on sisemine tunne? Jaa, nagu ütleb Andrus Ansip, et see oli küll väga hea küsimus, aga tegelikult ma tahaks rääkida hoopis millestki muust. Et ma kõigepealt räägiks sellest, miks mul on peas see müts. Ei, aga see üldse ei huvita praegu. Sellepärast, et ma olen korduvalt öelnud, et ma olen alati nende Hiiumaa ettevõtjate ees, kes töökohti loovad valmis mütsi maha võtma ja seda ma praegu just teen. Aitäh teile. Aitäh. Aga rääkides küsimusest, sest küsijad tuleb ka austada kindlasti, ma siiski valimistulemust meenutan, et Hiiumaa vallavolikogus on 23 kohta ja sotsiaaldemokraadid ning valimisliit Hiiumaa, kelle esindajad minu kõrval istuvad, said 2 peale kokku 12 kohta volikogus. Nii et ma ütleksin, et Reformierakond selles koalitsioonis on samas rollis nagu härrasmehe ees on lips. Et oleks kena. Aga ühe lausega vastates, et kas on võimalik mõjutada midagi, siis on
sellele küsimusele on väga lihtne vastata, nagu kas-küsimustel alati. 1–10 oli see. Jah, on võimalik ja see oleneb sellest, kuidas seda teha. Ja aga sa ei ole ise volikogus, eks ju, praegu, et vaata eemalt siis, et mis see volikogu mõju kohalikul elul on skaalal. 1 ei ole üldse peaaegu 10 absoluutne. Suurepärane. Kui meil teema on täna, et meie otsused mõjutavad tulevikku, siis tänane olevik on mineviku tulevik ja kui me seda tänast olevikku vaatame, siis me saame seda hinnata, kuidas on see minevikus tehtud otsuseid mõjutanud. Kuule, see Ansipsi tsitaat ei olnud juhus praegu, kui ma kuulen siin. See nüüd hakkabki sama keeruline olema kogu aeg või? Püüame, jah. Oh, ja okei. Ühesõnaga, on või ei ole mõju siis? Ma nüüd hästi panen. Kindlasti. Okay. No ei, ma küsin seda ainult sellepärast, et kõik järgnev siis järelikult, mida te siin mõtlete või ütlete, võiks ju olla miski, mida saab realiseerida, eks ju, et kui oleks ikkagi see usk väike, ega siis ei ole ju kuhugi rünnata ka. Muide, kuna te olete ikkagi ise ka koalitsioonis nüüd olnud varem ka, ma paneks veel ühe alguse küsimuse. Kõigepealt oli sinult, et mis on see viimaste aastate nagu tegu, mille üle sa ise oled kõige uhkem ja mis on Hiiumaa elu sinu meelest positiivses nagu statistikas nagu kasvatanud või positiivselt kasvatanud. Mis sinu enda vaates on see, mille taha kirjutad, võt reili tehtud, teistega koos muidugi, aga võt see on kõige olulisem asi. Ma arvan, et ma ei paneks, ei lähtu oma vastuses see, kelle nime taha panna. Aga ma võtan, kuula mind ära, palun. Ei. Kuula ikka. Ma tahaks nime saada, mille taha paned. Et ma arvan, saalis olijad saavad neid nimesid, oskavad väga hästi siin taha panna, et see ei ole täna oluline. Ma arvan, et Hiiumaa valla kõige suurem tegu ja ma võtan siin kokku kogu Hiiumaa valla aja, sellepärast et see tegu, milleni ma kohe jõuan, läheb ka üle erinevate valitsemisperioodide, on olnud investeerimisjulgus. Ja investeerimisjulgus Hiiumaa elukeskkonda, mis on täna aidanud vallavanem oma kõnes seda ka välja tõi, kuidas me näeme, et kui ülejäänud Eesti ikkagi näeb vaeva elanike arvu langusega, mis omakorda mõjutab ka omavalitsuse rahakotti, pakkuda avalikke teenuseid, toetada ka ettevõtluskeskkonda, ma ei tea, teede, korrashoiu, millega iganes, siis Hiiumaa tänu sellele, et me oleme siin erinevaid avalikke objekte julgenud suurelt ja tugevalt ette võtta, et olemasolevate inimeste ja ka võimalike uute inimeste jaoks keskkonda luua, et ma paneks selle nii-öelda olulisemaks teoks. Okei, riskeerimisjulgus, investeerimisjulgus, arusaadav. Nii, Sander? Mina arvan, on see on suur tulemus juba, et eelmised Hiiumaa valla nagu siis valitsejad ja volikogud ei ole suutnud nagu Hiiumaa imagot nagu pekki keerata, et asjad on endiselt vähemalt väljas vaadates väga ilus. Aga on pingutatud, sulle tundub selle nimel? Ma arvan, et on pingutatud küll kindlasti, et areng on näha ja kõik nagu selles mõttes on tõesti on meil hästi meil siin. Peep? Ma olen siin Sandriga tegelikult väga nõus, et Hiiumaa kõige suurem väärtus on kindlasti see Hiiumaa imago, aga muidugi siin jällegi on kahetsusväärne, et kui vaadata meedia monitooringuid, siis Hiiumaa nimetamine viimase poole aasta jooksul järjest väheneb. Et pigem on ainult ühesõnaga üleriiklikes meediakanalites. Urmas teab ise ka, eks, et ERR likvideeris Lääne-Eesti korrespondendipunkti ja ka erinevates üleriiklikes väljaannetes Hiiumaa uudiste arv on pigem nagu vähenemas. Kui nüüd mingit konkreetset objekti nimetada, siis ma arvan, et üks väga oluline objekt, mis kindlasti Hiiumaa elu ja mainet mõjutas, oli spordihoone valmimine ja siin oli võib-olla tõesti see jutt, et kui räägime koostööst, et siin oli nagu natuke näha seda, et erinevad osapooled siiski ka poliitilised tasandil suutsid koostööd teha ja muidugi väga palju oli Hiiumaal kasu sellest, et toonane peaminister Jüri Ratas oli teatud Hiiumaa nostalgilise tundega siia poole vaatamas. Et ikkagi väga selgelt riigi investeering selle objekti rajamist toetas ja on väga kindel see, et kui Hiiumaal ei suudeta kaasata väljastpoolt vahendeid, siis arengust on väga keeruline rääkida. Jäin korraks mõtlema, et kas ma olen elus enne näinud reformierakondlast, kes kiidab Jüri Ratast, aga nüüd on mu silmad kõike näinud. Ma suudan sind veel mitu korda üllatada. See on väga hea algus juba meil. Kuulge, läheme elanike ja elukeskkonna juurde, kelle jaoks me seda Hiiumaad teeme, siis jätkame siit kohe. Kummad on olulisemad, registreeritud elanikud või päris elanikud?
no vot, kas ma nüüd siis saan õhtu lõpuni rääkida, väga hea, see mulle meeldib. Ei, aga no, vastus on selline, et see on väga täpselt esitatud küsimus ja ausalt öelda on erakordselt keeruline öelda, et kes siis on see hiidlane või see Hiiumaa elanik. Et kui ma siin vaatan seda suurepärast raamatut, mis on tehtud, siis ma kiidan siinkohal vallavanemat, jälle, nüüd ma kiidan sotsiaaldemokraati, pane tähele, Urmas. Et vallavanem ütleb, et on ikkagi oluliselt maksumaksjate arv kasvanud. Aga samas, kui ma siit raamatust vaatan ühte tabelit, siis on, kui me siin paar aastat tagasi rääkisime sellest, et Hiiumaa valla eelarvesse laekub tulumaksu osa umbes pool nendelt töökohtadelt, mis ei asu Hiiumaal, siis sellel kevadel oli see protsent juba 70. Ja kui nüüd on see jälle nagu küsimus, et kui inimene töötab tegelikult töökohal, mis ei asu Hiiumaal, siis kui see töö on ikkagi stiilis 9–5, siis ilmselt ta ikkagi suurema osa oma ajast ei viibi Hiiumaal. Ehk siis see on, ma arvan, Hiiumaa arengu üks võtmeküsimusi, et kes need inimesed on tegelikult, kes Hiiumaa, kui me räägime Hiiumaa kogukonnast, kuivõrd püsivalt nad siin on, kuidas me suudame siis seda teadmist esiteks kokku võtta ja teiseks selle teadmise baasil nagu teha mingisuguseid tulevikku planeerivaid otsuseid. Reili, kuidas sellega on? Kummad on olulisemad? Kui me mõtleme lihtsalt mingites sellistes asjade lahendamise strateegilises lähenemises, siis on väga oluline, et kuhu me paneme raskuspunkti, mida me teeme ära. Eks, et kumma vaates tuleb rohkem ära teha, kas need, kes siin on registreeritud elanikud või siis päris elanikud? Alustuseks ma teen ka viite Kõrvalsaarele Vormsile, kus ma tean, et sellel teemal oli siin valimisteel väga terav arutelu debatt ja mul on hea meel, et Hiiumaal ei ole seda arutelu olnud. Sellepärast, et kui võtta nagu hästi kitsalt kohaliku omavalitsuse kui organisatsiooni vaate, siis saaks lihtsalt vastata, et registreeritud. Sest et sealt tuleb maksutulu, sealt tuleb ressurss, mida avalike teenuste arendamiseks kasutada. Aga kui rääkida nagu Hiiumaast tervikuna, meie kogukonnast, meie ettevõtjatest, siis vaadates siin Kajale otsa, siis ma arvan, Kaja jaoks on oluline see inimene, kes kolmapäeva õhtul novembrikuu lõpus läheb, ostab poest leiba. Et seal ongi need mõlemad pooled, mis tõttu on Hiiumaa vald ka väga teadlikult tegelenud laiemalt Hiiumaa nii turundamisega ka turisti jaoks. Jah, me näeme, et turism on seal 4% külje all meie SKP-st, aga see on ka see, mis toob kaudset tulu. Ehk Hiiumaa vald ei ole kitsalt keskendunud ainult tänastele sisse kirjutatud elanikele. Ja mis ma lihtsalt selle teema juures tahan nagu sellise murekoha või väljakutsena, mis kahjuks ei ole ka uus, ma olen seda siin laval ka varem välja toonud, mis on Hiiumaa ülesanne ja mõeldes majanduskeskkonna peale, siis viidatud need sisse kirjutatud inimesed, kes teenivad tulu väljast, on väga tänuväärsed ja panustavad siia ja me näeme, et tänu tulumaksu laekumisele oleme me just nendele, kes teenivad tulu väljast, oleme me omavalitsuste pingereas kohe seal kuldse ringi kannul, mis saame olla väga uhked ja rõõmsad. Robin Hoodiga võeti meilt isegi natuke raha teistele KOV-idele korra ja siis jagati ringi, ja saime ise ka tagasi. Aga kui rääkida Hiiumaal teenitavast tulust, mis kõige rohkem mõjutab seda meie kohaliku köögipagari käivat või seda, kes siin pruulikojas käib õhtul õlut joomas või õhtusööki perega söömas, siis seal on meil vaja ikkagi teha kiiremaks. Jutust tuleb ikkagi välja see, et me peaksime hoolitsema selle eest, et meie rahvaarv, siin elavate inimeste arv kasvaks. Et meil ei piisa sellest, et me ainult võidame mingist maksutulust. Hiiumaa valla arengukavas on eesmärk 10 000 hiidlast, me ei ole sinna veel jõudnud. Sander, kuidas see 10 000 hiidlast täis saab? Mis on 3 kõige olulisemat sammu, mida koalitsioon plaanib teha selle jaoks, et järgmise valimisperioodi jooksul 10 000 hiidlaseni jõuda? Siin on ääretult oluline ikkagi, et hoida see Hiiumaa tõmme ka tugevana, et veel kord... Mis see Hiiumaa tõmme tugev? No see on imago esiteks punkt 1, ja siis on see, et siin ongi hea tulla, tuled praamiga, tuled mis iganes päeval, sul on ikka hea olla, kas kolmapäev või neljapäev või reede. Siin on asjad toimivad. Kuule, praamiga tulles hakkab hea olla sellepärast, et sa oled mandril võilevad valmis teinud. Võtad ise võilevad kaasa, siis on hea tunne vaatada, siuksed hinnad, aga mul on endal võilevad. Kohe tuleb hea tunne. See on sinu vaade, aga tegelikult veel siia juurde saab tulla ka selle siis, et kui inimesed tegevad need side Hiiumaaga, siis see ongi, ma arvan, meie valla nagu juhtide töö nagu
nii hiidlased, kes siin elavad igapäevaselt, kui ka need, kes tahavad siia elama tulla läbi selle, et nad on suvili soetanud siia või teise elamise, et selle tunde tugevdamine läbi keskkonna tugevdamise, läbi teenuste, et see ongi selline kaasaegne ja mõnus elukoht. See on see koht, mida me saame siin teha ja siin ei ole 1, 2, 3 tegevust, vaid siin on terve kogu see tegevuste suund peaks olema see. Jaa, aga ikkagi 1, 2, 3 on hästi konkreetsed asjad, mida teevad. Saarlased teevad näiteks suvel, vaatavad üle esmaspäeva hommikul, kes ikkagi kaine on, püsti seisab, jutust aru saab, asuvad kohe veenma, asub tööle sisseviskaja, kes hakkab selgitama, mismoodi Saaremaal elada saab. Kas Hiiumaal peaks midagi samasugust olema, Peep? No mul on nüüd rõõm korraga konkreetselt vastata sulle, mida tuleb teha ühe lausega. Et tegelikult üks asi võiks olla see, et kõik need Kalamaja hipsterid ja kes iganes, kellest siin juttu oli enne, kellel on Hiiumaal teine kodu, neil peaks olema see teine kodu peaks saama esimeseks koduks, teine kodu võib neil olla Kalamajas. Ja võib-olla veel üks asi, millest väga palju Hiiumaal räägitakse, on see, et Hiiumaal ikkagi võiks olla see koht, kus saab väga head haridust. Räägin siin ka isiklikust kogemusest, ei hakka väga pikalt avama seda, aga mina olen küll rahul, et ma oma lapse panin, kõige noorema lapse panin Hiiumaa põhikooli. See andis tal päris hea aluse edasi minna oma haridusteel. Ja see on asi, millega peaks nagu tegelikult siis ka tegelema, kas siis sisseviskamise või üldse selle. Ikkagi mina olen ka nagu see maine kujundaja usku nagu. Et kui ikkagi esimese asja nagu öelda mandril Hiiumaa, siis tuleb meelde, et on tegelikult 8 tundi praami järjekorda ja sinna nagu nii ei saa, siis on ikka asi tegelikult nagu kehvasti. Ja mis puudutab praamiühendust, mis on Hiiumaal ilmselt ikkagi kõige olulisem, nagu Eiki Nestor armastab öelda, eks ole, et Hiiumaa elu algab praamiga, lõpeb praamiga, siis siin oleks ka kindlasti selliseid arenguid võimalik omavalitsusel ette võtta, et see praamiühendus oleks lihtsam ja see oleks nagu Hiiumaa edulugu, et see ongi hästi võimalik saada. Ma siia väikse täienduse ka veel teen, et tõenäoliselt ma saalis olijaid jälle ei üllata, aga üks selge asi, mis on elanikele suunatud, mis aitab ka meie tööandjaid, on see, et me teame, et me elame turutõrkega piirkonnas, kus kinnisvaraturg ise ei raja uusi kortereid. Me teame seda Mato maja, mis on 2000-ndate algusest või nii-öelda buumi eel renoveeritud. See on viimane kaasaegne kortermaja. Nüüd valla toel ettevõtjate nii-öelda kaasrollis ja riigi rahastusega Kõrgessaarde lõpuks uus üürimaja valmimas on. Ja vaata, see on see koht, mida ma ka täna oma põhitöökohal riigi tasandil ikkagi jätkuvalt selgitan ja loodan, et kui mitte samal kujul, siis veidi kohandatud täiendava nii-öelda finantsinstrumendi loomisega tullakse turutõrkega piirkondadele taas appi, et kohalikud omavalitsused saaks neid elukohti luua, et Hiiumaa kinnisvaraportaali lahti lüües, kui see sisseviskaja on ka selle töö ära teinud, siis kellel jääb hing kinni, kes lihtsalt ei leia sobivat eluaset, on ju. Et see on väga oluline tegevus, millega me kindlasti ka selle koalitsiooniga jätkama. No, natuke on see ju küsimus, et kas muna või kana, eks ju, et kumb eespool, kas tuleb vajaduse eespool ja nõudlus või siis tuleb takka järgi lihtsalt, et odav pind, kus elaks. Lähen Hiiumaale, et kus see usukoht nagu on, eks? Eks ta on muna või kana, aga Hiiumaa puhul me reaalselt ju näeme seda trendi, seda huvi, seda kas või võtame väga hea valideerimine on selles osas avalikud konkursid. Nii valla kontekstis kui ka, ma ei tea, olen haiglaga seotud, kus me teame, et on tervishoiutöötajate suur nappus. Meil siiski on õnnestunud leida tervishoiuspetsialisti Hiiumaal. Võtame perearstid. Me olime kõige vanemate perearstidega maakond. Meil on tänaseks 4 uut perearsti tööle asunud, mis ülejäänud Eestit paneb ahhetama, et kuidas see on võimalik. Et meil on, ma arvan, saartel, Kagu-Eestis, mõnel piirkonnal on siin nagu selline identiteediga ja sellise eksklusiivsusega kaasnev eelis. Väga tore, aga seda rohkem peaks ju küsima, eks, et aga mis see järgmine sammuplaan on, et meil tuleb välja, et kui me võtame ette, siis leiame perearstid, eks ju, kuidagi tõmbame sellest merevahust võrguga välja need perearstid, kui vaja on. Aga kuidas me saame sinna 10 000-ni, et ma lihtsalt ei tahaks ära osta seda, et aga teeme maine paramaks. See on selline jälle sama 6-7, teeme ei tee. Võib-olla paneme isegi ümarlaua kokku, eks ju. Et võib-olla paneme isegi ümarlaua. Aga mis need konkreetsed plaanid on? Seda tahaks kuulda. Kas me võime nüüd sinna töökohtade, ettevõtluse ja majanduskeskkonna juurde minna? Praegu oli pealkiri elukeskkond või elanikud.
et noh, elanikest rääkides, kui me eluaseme oleme loonud, jah, kumb on enne, kas töökoht või elukoht, siin võibki jääda vaidlema ja ma arvan, et see lihtsalt ei vii kuskile edasi, et selge on see, et mõlemad peavad olema. Inimene peab ka seal olema ja see on nagu see koht, kus kohalik omavalitsus ja ettevõtjad koos Hiiumaa kontekstis saavad neid töökohti luua ja siin ma ei ka valimisdebatis Peep niimoodi hoolega küsis minu käest, et kas sotsiaaldemokraadid arvavad, et vald hakkab ettevõtjate eest töökohti looma, siis ei. Meie nägemus ei ole ju see, vaid täna Hiiumaa puhul, miks ma arvasin ka, et see roll on 9, ongi nende tingimuste loomine. Taaskord, endal ka juba piinlik rääkida 10 aastat sama juttu. Need on need töö lahendame võib-olla ära siis, kui on elukohad ja töökohad. Siis on ühendused. Me alustame praamidest loomulikult, aga me räägime ka energiast, elektrist, internetist ja siis me räägime ka kapitali kättesaadavusest, mis on samuti nii olemasolevate ettevõtjate väljakutse investeeringuste tegemiseks kui ka võimalike uute investeeringute tegemiseks. Ma ei kujuta ette, kuidas vald siin saab aidata, võib-olla kuidagi saab, aga ma küsiks Peebu käest ikkagi, et kas vald ise peaks panema raha rohkem üürimajade arendamisse sisse? Kuidas see tunne on? Kas vald peaks võtma? Te olete nii-öelda siin kõlas, me oleme investeerinud, me oleme julged olnud investeerima. Miks me ei pane siis ise kohe hopsti mühinal seda asja käima? Nojah, ma nüüd tegelikult võib-olla vaataks kõige rohkem Peetri otsa, et ta on nagu haritud mees ja oskab öelda, et kas nüüd ikkagi korteri järjekorrad lahendavad, avaliku raha eest ehitatud korterite järjekorrad lahendavad mingisuguseid probleeme või mitte. Aga ma ei ütle ka, et see on nagu vale, et mina väga huviga jälgin seda, kuna ma ise elan lihtsalt ka seal Kõrgessaares, kus on viimased 25 aastat olnud pommiauk ikkagi, kuna kalateos seal pankrotti läks, eks ole. Aga ma, kui sa lubad, Urmas, ma retooriliselt küsin tegelikult sinu käest, et sa ütled küll, et Hiiumaal on väga tore, mis ei ole Hiiumaal, kui siin nii tore on. Ja ei, ma ei oota vastust, et ma siin tsiteeriks uuesti Fred Jüssit, kes ju ka tegelikult oli väga suur Hiiumaa patrioot ja tema käest tegelikult küsiti, Fred Jüssi teadupärast elas Tallinnast Tiina tänaval ja küsiti, et miks sa ei ela Hiiumaal, siis ta küsis vastu, et aga miks ma peaks Hiiumaal elama? Et siin on jälle nagu väikene niisugune vastuolu. Siin ei ole mingit vastuolu, Hiiumaad on lihtsalt eemalt väga lihtne armastada. Ja siin ma olen 100% nõus muide. Aga kui me nüüd räägime nagu Hiiumaa Nokiast, siis on tegelikult nagu tore see, et see on lõpuks leitud ja selle sama Fred Jüssi abiga ja teadupärast on Hiiumaa Nokia ju mollutamine. Ja kui me siin juba eelmised esinejad näitasid pilti, siis mollutamisse ju ettevõtja võttis taskust raha ja investeeris 12 miljonit sellesse spaasse, nii et mingisugune nipp siin ikka paistab olevat nagu. Sa mõtled kumba ettekannet, siis need, kes tutvustasid majandustulemusi? Ja seda ei, majandustulemuse... Seal mollutamist ei ole mulle tutvust. Ja see on nüüd jälle, siit on kindlasti võimalik tabel leida, mis seda ütleb, et siiski on. Aga mõtleme nüüd korra, et ettevõtja võttis oma isikliku raha ja ehitab tegelikult kuskile pärapõrgusse Hiiumaa serva, selle eest ehitab spa, kus on, mis see oli seal 8000 eurot nädal või, eks ole, et midagi siin ikkagi peab olema nagu. No väga tore. Sander, kuidas selle viimane küsimus üürimajade osas? Kas vald peaks ise panema raha üürimajade alla või ei peaks? Viimane see projekt seal Kõrgessaares oli pigem nii, et seal oli ju 3 osapoolene nagu koostöö, et vald pani väikese summa, suure summa pani riik, oli toetuse ja ka üsna suure summa paneb eraettevõtja. Ja see on selline päris pikk, 10 aastat tõesti isegi projekt ja seal sellised projekte peaks initseerima. Ma arvan, see on täitsa okei, et anda selline hea tahte avalduse raha valla poolt. Kuule, aga viimane küsimus, natukene veel seda elanike teemat, et siin märksõnana Eestis, millest on palju räägitud ja millele mulle tundub, on ka mõttetu vastu seista, sest sellises suunas meie sündivuse näitajad ja Nestor võib küll näidata paadiga tulevaid noorukeid, aga suur hulk ikkagi meist saab vanaks ja jääb vanaks. Et kas see, kuidas siis Koppel kirjeldas oma unelmate elu Hiiumaal plaate kuulates ja aeg-ajalt pubis käies väikest napsu tegemas, ehk siis selline õbemajandus. Eakad inimesed, kes naudivad elu, aga samal ajal oskavad kusagilt kaabli kaudu kellelegi anda nõu, kuidas sellise elujärjeni jõuda. Mis see õbemajanduse nägemus
vallajuhtide vaates on. Et siin on hea rahulik, ei ole kõrgeid maju liiga palju, et inimesed võiksid ju tahta siin oma sellist eelpensionipõlve ja pensionipõlve pidada küll. No, ma küsin seekord Sandrilt kõigepealt. Ja see on täitsa hea mõte. Küsimus ongi, kus see hõbemajanduse piir läheb, et mis east me hakkame piire tõmbama seal, et kui mõelda tõesti, et siin Koppeli ideed, et me tulla siia võikselt siin chillima ja raha kulutama ja olla nagu hea selline klient Hiiumaale, see on täitsa okei idee, et ma ei kujuta ette selliste suurte pigem hooldekodude rajamist siia ja siis seda nagu jõustamist, mis personaliga ja kuidas, eks ole, et seda ma pigem ei usu. Aga hõbemajandus sellise varajastele pensioniealistele on täiesti hea mõte ja ma arvan, see täna ju Hiiumaal ka juba toimib nii-öelda, et ikkagi tullakse sellised 50 pluss ikkagi juba siia elama, päris lapsed suured, endal mõnus olla, kindel sissetulek või kaugtöö, mis iganes. Et see on täiesti ongi, ma arvan, see meie uus mudel, mida me läheme. Aga see just hõbemajandus on... Ehk vaikselt liigume sinna, et ühel hetkel kuulutame ümber, et nüüd on hõbemajandus. No kui nad jäävad vanaks, siis siin on lihtsalt teen väikset reklaami, et arenduskeskus on ju tegelikult väga tänuväärselt just analüüsimas seda, et minul ka ei ole täna vastuseid, et kas see on just see nišš ja mis see täpne mudel seal taga on, et arenduskeskus ettevõtjate nii-öelda tellimusel või ootusel seda läbi analüüsimas on ja see on see, kus kohalik omavalitsus peabki siis arutama koos ettevõtjatega, et mis need võimalused on. Aga ma arvan, et see on hea märksõna sellepärast, et kui me vaatame ka neid majandusülevaateid aastast aastasse, siis meie tugevus on ju tegelikult see majanduse mitmekesistamine ja mõelda seda, kuidas me sõltuvus ühest või kahest tööandjast oleks väiksem, et me laiendame seda ampluaad, et ma toon siia sisse ka selle tegevuse, mis sai siin hiljuti käima lükatud, kuna lihtsalt näen enda rolli ka selliste Hiiumaale võimaluste vahendajana, et sai Hiiumaale kokku toodud IT-valdkonna inimesi, Kood Jõhvi eestvedajad ja ka Saarega juba seotud olevad IT-ettevõtjad, et mõelda selle peale, kuidas nii ümberõppe mõttes kui ka meie noortele pakkuda tehnoloogia valdkonna haridust, et ka seda potentsiaali rohkem ära kasutada, et toetada seda tegevust, mida taas meie arenduskeskus ja vald on tegemas, et olemasolevate õpilastega nii-öelda maast madalast kogu tehnoloogia valdkonna teadlikkust ja teadmisi suurendada. See oli väga hea märksõna. Katsume korraks seda hariduse teemat ka, vaatame korraks, mudime seda ka, enne kui me läheme ettevõtluse ja infra küsimuste juurde. Et mida uus vallavalitsus, kuidas plaanib haridusküsimusega tegeleda? Et selge on, et see kõik ei ole lõpuni meie käes. Aga mulle tundub, et kui me jääme nii seda asja vaatama, kui ei ole vallal, eriti Hiiumaal, oma ambitsioone, siis juhtub miski, mille järelmeid meil on vaja. Kuidas? Nagu kutseharidusreformiga, eks ju. Mõnes mõttes tahaks öelda, sest juhtub seetõttu, et ega me ise ei ole aktiivsed. Ma julgen niimoodi distantsilt vaadates hinnata seda. Et mis plaan on? Kuidas te kirjeldate, milline on Hiiumaa hariduselu 5 aasta pärast, siis kui juba järgmised selle asja üle võtavad, juhul kui need ei ole teie, eks ju. Aga mis need olulised sammud on? Hakkame seekord jälle pihta Sandrist. Jah, siin on haridus on siin praegu mitme ikkagi tahuline teema siin, et meil on sellist laiale valguvat endise aegade koolivõrku, mis on tegelikult juba siin... Kas see on viga, et ta endiste juhtimiste all ei ole saanud konkreetselt ei ole enda juhtum, see on isegi endine võim vist võiks öelda või esindised ajad. No ikkagi võim. Ja just, et aga seal ma margin isegi nõude võim, eks ole, mitte nüüd viimane. Et ikkagi need tühjaks jäänud... Nõukude ajal olid kolhoosikeskused ja seal... Tühjaks jäänud koolimajad täna, kus on vähe lapsi, tegelikult hakkab ju see mõjutama kõiki laste haridus ja kvaliteet. Et meiga ükspidi on siis see, et meil ei ole ka õpetaja kõikidesse võtta ja mina arvan, see võrgu korrastamine võiks juba alustada nii-öelda sealt, kus on vaja. Siis on, mis puudutab riigikoolide nagu siis gümnaasiumi ja siis kutsehariduse ümberkorraldamist, eks riik seda korraldab. Meie oleme tõesti olnud pigem vist pealtvaatajad, aga mul on tunne... Kas see on hea positsioon? Mul on tunne, et ega siis, kui meie sellesse ei panusta, ei ole sinna panustanud oma aega, energiat ega raha ei panusta sinna ja lihtsalt on meie juures juhuslikult riik toimetab, et ega siis juhtuvadki asjad niimoodi, et nad tehakse nii, nagu riigile sobivam on. Aga mis meile sobiks kindlasti, ma arvan, kui me tahame see kutseharidus siin nagu Hiiumaal veel näha, et mitte me mõtle ainult hiidlaste jaoks, kindlasti mitte, pigem 2, 3, 4
kui siis tugeva eriala nagu jätmist, toomist Hiiumaale ja mis siis üle nagu Eesti, miks mitte üle Euroopa nii-öelda konkureerib koolide mõttes, et see oleks võib-olla kindlasti jälle sama see nii-öelda riskiajatumine nii-öelda tegevuste mõttes ja Sander, kui sa seda ütled, siis mida vald selle jaoks saab teha, et see päriselt oleks ka siin miski, mida üle Euroopa tullakse siia õppima? See on hea küsimus. Ma mõtlen, kas me hakkame valla kutsekooli pidama ja vaevalt, et me saame ikkagi öelda kaasa rääkida ja avaldada ikast positiivset survet selles suunas. See väljakutse on, Sander, ju selles, et riik ei hakka siia ehitama sellist kutsekooli. Riik ei hakka, aga võib-olla siis sõbralikud poliitikud, ma ei tea, kes sinas, nagu siin Jüri Ratast mainiti ühes episoodis, siis on tegelikult veel tulemas ju aegu, kui meil on olema ideed valmis, mõtted valmis, küllap tuleb ka õige aeg võib-olla, kus siis see nagu realiseerida. Peep? No ma laias laastus olen ikkagi väga selle jutuga kõigega nõus, mis Sander rääkis ja see ei ole mitte esimene kord, kui ma temaga nõus olen, aga kõik see nüüd traagika, või nii-öelda sõnades kujundatud traagika, mis puudutab seda kutseharidusreformi, siis mul oli lihtsalt meeles see, et 8 aastat tagasi valla arengukavas oli ettepanek, et Hiiumaa võiks mõelda sellele, et on gümnaasiumis mingisugused arengusuunad ja mille pärast ka mujalt tullakse siia õppima, nagu näiteks minnakse Rootsi ja siis see sai lakoonilise kommentaari, et gümnaasiumiharidus ja kutseharidus on riigi teemad ja nendega ei ole mõtet tegelda. Et see on nagu tagasivaade, aga ma siiski pigem oleks nagu optimistlik. Ma oleks veel korra sellega, mis Peep ikkagi. Kas see, mis sa ütlesid praegu, tähendas, et me tegelikult jätsime tegelemata sellega? No seda nüüd ütlesid sina. Ma küsin, kas see tähendas, et me jätsime tegelemata sellega? Ja ma pigem nüüd pööraks pilgu ettepoole ja vaataks, et ma usun ikkagi, et kogu see hariduse andmine, vaadates, kuidas tehnoloogiad tulevad järjest nagu peale, pigem nagu vägagi muutub ja ühe näite toon siin olemasolevast hetkest, et Hiiumaal kohal olijad teavad kõik, et on tegelikult Lauka põhikool, aga Lauka põhikooli nii-öelda teeninduspiirkonnas olevatest lastest pooled umbes pannakse Kärdlasse kooli. Et küsimus on, et miks see nii on, et kui Sander ütles jälle väga õigesti sihtis sinna koolivõrgu kujundamise peale, et siin on võib-olla jälle mõttekoht, eks ole. Aga kui sa tahad täpsustada veel mõne küsimusega, siis miks mitte? Ma alustan ka sellest üldharidusest, et ma julgen siin ikkagi jääda seisukohale, et meie tänased koolid on või koolivõrk nii-öelda nende põhikooli või nii-öelda esimeste klasside mõttes on igal juhul paigas. Meil on 2 piirkonda, kus need väljakutsed ees seisavad, kus me näeme, et 7. edasi meil laste arv nii drastiliselt väheneb, et aga kindlasti ei ole tänasel vallal plaanis neid koole kuidagi sulgeda või hakata nii-öelda kõiki Kärdlasse transportima, et see kindlasti on, kui siit jäi kuidagi selline mulje. Mis puudutab ka taristut, ma korra küsin veel ikkagi, et äkki see oleks loogiline? Äkki see oleks loogiline? Aga see on teadlik poliitiline valik. See on ka teadlik see, et me hoiame oma saare igat piirkonda elus ja töös ja toimimises. Et jah, me oleme täna üks omavalitsus, aga meie toimepiirkonnad ja keskus igal juhul on Kärdla. Aga meie pisikesed toimepiirkonnad siin sees on nende koolide ja lasteaedadega väga tugevalt seotud. Võtame me täna lasteaiad, kus tegelikult ju üle saare on kõik lasteaiad lapsi täis. Kõige rohkem võib-olla ruumi on täna Kõrgessaares veel, aga ma ikka loodan, et sinna ka on vaja üks hetk mõelda, kuidas uuesti rühma omada või ruumi teha. Aga taristu probleem kindlasti, see on meil ka koalitsioonileppes selgelt kirjas. Palju räägitud jälle Kõrgessaare ja Lauka kool siin nagu eristub, kus meil on vana suur õppehoone, aga selleks ka seal seest me peamegi sinna konkreetse plaani taha panema, mis sai ka kokku lepitud, et kuidas siis neid erinevaid funktsioone võib-olla olemasoleva taristu mõttes paremini kokku koondada, et õpilased ikkagi saavad olla paikkondades ja õpetajate probleem nõus kindlasti üle-eestiline, puudutab ka Hiiumaad, aga siin on see märksõna koostöö, mis on minu arvates päris hästi Hiiumaal seni toiminud koolide vahel, aga julgen arvata ilma liialt selle valdkonna ekspert omamata, et ka siin on võimalust haridusasutustel suuremaks koostööks, et leida ka spetsialiste, et neid ka siia meelitada.
võib-olla see ei ole nagu, tegelikult on ikkagi volikogu tasand ka, et kas siin ei peaks olema just mitte see, et koolid on olnud tublid omavahel koostööd tegema, vaid koolipidaja peabki olema see, kes korraldab selle poliitikana nii ära. Sest erinevalt väga paljudest teistest piirkondadest Eestis ei ole loota, et hommikul tuleb kuskilt kõrvalt vallast õpetaja, läheb õhtul oma kõrvalvalda tagasi, nii nagu paljud teised saavad teha. Absoluutselt, ma kuidagi ei pisenda koolipidaja rolli, et siin võib-olla kõige paremaks näiteks viimasest ajast, mis kindlasti veel on ka ju käivitumas või rakendumas, on see tugispetsialistide kokkukoondamine ühe keskuse alla, et pakkudagi tuge kõikidele meie haridusasutustele üle saare. Nii, aga ründame ettevõtlusteemad ka. Hästi konkreetne sissejuhatav küsimus. Hakkame Peebust pihta. Praamiliiklus, kumba pidi, kas vähem reise ja odavam pilet või kallim pilet ja rohkem reise? No sellele küsimusele on nüüd jälle väga lihtne vastata, et tegelikult peaks võib-olla üldse vald korraldama seda praamiliiklust. Et siin sõltub kõik ikkagi läbirääkimistest riigiga. Et kui me mõtleme ja jälle püüdes vastata küsimusele, et kui me vaatame näiteks, kuidas hinnastab oma piletid Ryanair, siis et kui sa ostad pileti pool aastat ette, siis saad võib-olla 20 euroga, kui tahad osta üle homseks, siis maksad 300 eurot. Ja muidugi jällegi seda olemasolevat olukorda mina tegelikult väga nagu kiidaks, et kui jällegi vallavanemale meeldib rääkida nagu maanteepikendusest, et me vist oleme siin ühel meelel, et hiidlase hind praamiga ongi täna juba maanteepikenduse hind. Et küsimus on, ja kui veel midagi väga konkreetset öelda, siis aga võib-olla peaks mõtlema sellele, et nagu ütles siin Keit Siilats tegelikult valimiseelses debatis, et ega praamiliiklusega ei ole tegelikult mitte mingisugust probleemist, kunagi ei ole olnud seda olukorda, et inimesed ei oleks mahtunud praami peale. Probleem on selles, et inimene tahab tegelikult eeldab, et ta reede õhtul kell 5:30 sõidab autoga praamile ja teda seal oodatakse. Et äkki peaks mõtlema selle peale, et kui näiteks autos on üks inimene, et siis seda tuleks kuidagi teistmoodi hinnastada, kui on autos 4 inimest. Rääkimata sellest muidugi, et hiidlase jaoks on ikkagi see praamiühendus ikkagi elutähtis teenus, aga nende inimeste jaoks, kes võtavad tegelikult Järve-Selverist 2 kasti õlut ja kilosas lõkki või 10 kilo, eks ole, ja tulevad RMK kohas panevad telgi üles, et neil on ikka see natuke mugavusteenus, et seal võiks ka võib-olla see hinnastamine natuke muutuda. Sander, vähem reis odavam, kallim pilet ja rohkem reise, kumb? Ikka rohkem reise, see on nagu oluline ikkagi lõpuks, et rahvas liiguks, et ma arvan, see hind jälle küsimus on, mis on kallis, mis on odavam suhteline, ikkagi siin on võimalik seda teha nagu siis tõesti diferentseerida eri gruppidele, eri aegadele, mis iganes, aga kindlasti rohkem reise. Praegu ei ole mingit diferentseerimist. On ikka. On ka praegu või? Hingab, ei teadnud. Nii, Reili? Ja kui nii mustvalget peab valima, siis ma valiks ka selle, et on rohkem reise, aga ma arvan, et siin on kõige tähtsam ja ma arvan, et siin on kõige tähtsam see, et kuidas see mehhanism on, kuidas need kokkulepped sünnivad. Et ma julgen ikkagi väita, et sellest ajast saadik, kui Hiiumaa vald on olnud üks vald, on see suhtlus ja koostöö läinud paremaks. Ma arvan, et meie praamiliiklus on ka aegade parimal tasemel. Hiidlastele, võib-olla eestlastele üldse ei meeldi väga headest asjadest rääkida, aga ma arvan, et seda on oluline välja öelda. Aga et need, mis on ka vallataotlus olnud, et tekiks selline selge mehhanism, kuidas see praamili hind, pileti hind ka nii-öelda tõuseb või muutub. Et täna me teame, mina oleks väga ettevaatlik lähikuude vaates, kuna ühed valimised on olnud, järgmised on kuu või aasta paari kuu pärast, kui poliitilist loogikat mõelda, siis kas praegu hinda tõsta või siis 27 aasta talvel. Et vahepeal poliitiline reaalsus ei luba hinda tõsta. Ehk siis, et mõneti me oskame seda ette arvata, aga siin peaks ikkagi olema mingid kindlad kriteeriumid või põhimõtted. Ja kui rääkida parvlaevaühendusest üleüldiselt, siis tegelikult mind teeb nagu pigem murelikuks see, millele me energiaga ettevõtjatega koos peaks rohkem minema, on kuidas nagu pikemas vaates tulla välja sellest reede pühapäeva. Me lõplikult ei lahenda seda tipuaegade koormust, aga ma olen ka väga pessimistlik, et meie unistus saada juurde ka oma liinile 3. laev nagu 10 aasta perspektiivis realiseeruks. Ehk meie reaalsus on ikkagi see, et meie reeded ja pühapäevad on üpriski täis. Tänane graafik sinna liialt palju lisareise ei võimalda panna, kui siis ööperioodi, kui me räägime päris tipust, on ju. Et kuidas me seda lahendame, mis on need mehhanismid, kuidas siis veel neid sõite ajatada, et lihtsalt jälle numbrites ei taha riigipoliitikasse võib-olla liiga palju minna, aga kui riik täna paneb 30
natuke üle 30 miljoni laialt 2 liini dotatsiooniks. Ja me praegu näeme, et siin maksulangetusi hakatakse finantseerima laenuga, mis tähendab meile paari aasta pärast laenu intresside tagasimakseid 1 SKP protsendipunktiga võrdselt, ehk see on 400 miljonit ehk 10-kordselt rohkem kui tänane 2 suursaare praamidotatsioon. Raha ei ole juurde tulemas. Jah, ehk siis jõudeski sinna, miks ma arvan, et meil lootus enda liinile saada lisalaev on nagu väga õhkõrn. Ehk kuidas me saame inimesed kas siis rohkem jala üle reisima, kattes mõlemal pool ühistranspordi või mingit muude kaasaegsete autorentide või mingite alternatiivsete liikumisviisidega seda vajadust või et kuidas me siis, kas meie tööelu nii palju muutub, et inimesed ei puhka reedest pühapäevani, seda ma veidi kahtlen, aitäh. See on väga kahtlane, aga ise sa tunned, Reili, et mingi nagu initsiatiivi võimalus siin vallavalitsusel on olemas või mida tegelikult saaks teha, et seda pinget, mis kahtlusteta eriti suveperioodil on, et seda kuidagi leevendada? Ma siin kiidan Hiiumaa vallavalitsust ja Hiiumaa ettevõtjaid ja Hiiumaa arenduskeskust, kes minu arvates on siin suutnud ikkagi väga hästi oma sõnumeid sünkroniseerida, ühiselt tegelikult riigiga olla nõudlik laua taga. Nemad saavad hakkama, aga vallal endal rohkem võimalusi pole. Vald on ka seal pool. Mina ei toeta seda, et vald hakkaks parvlaevaühendust ise korraldama. See tähendab seda, et heal juhul antakse täna mingi fiks rahasumma kaasa, ütleme see 16 miljonit on, 18 miljonit, vabandust, on sellest see Hiiumaa osa. Öeldakse, et okei, 18 miljonit, korraldage ise. Aga mis 5 aasta pärast saab, et me võtame Suuremõisa lossi niigi üle, hakkame ülal pidama ja investeerima, siis hakkame parvlaevaliiklusesse iga-aastaseid miljoneid üles juurde panema, et kuskil on ka see piir, mis Hiiumaa valla eelarve vastu peab oma elukeskkonna arendamisel. Jaa, ütle. Et ma tegelikult ühe remargi ütleksin siia juurde, et kui me vaatame nüüd lennuühendust, eks ole, et siin on ju näha, kuidas see, et piletihind tõusis ja ikkagi mitte üldse palju, kohe mõjutas reisijate arvu ja see, et ikkagi hästi teeniv ja aegahindav inimene saab Tallinnast 20 minutiga Hiiumaale. Mina arvan, et see on tegelikult jälle see kõik need Hiiumaa tulevikuvõtmed ja tänased otsused, mis meil siin teema on. Et on näide lihtsalt, et nende ühenduste osas otsuste tegemisel tuleb 17 korda mõelda ja siis ka veel mõelda, kas võtta käärid. Kuulge, lähme majanduse teemade juurde ka ja ma jätsingi alguses ka kogemata ütlemata, sest tahtsin ise siin saagida teid, et hea saal, et ega sul on ka võimalik loomulikult anna käega märku või hüüa kohe, kui sulle tundub, et siin on midagi teema, millele tahaks kaasa elada. Me võtsime juba otsapidi nagu infra- ja liikumisteema ette. Järgmine küsimus on kogu siis majandusarengu vaates ikkagi elekter, internet, kogu see tänast elu võimaldav infrastruktuur, mida uus vallavalitsus nagu konkreetselt plaanib ära teha, et ettevõtjad saaksid siin arvestada sellega, mis plaanid on. Koalitsioonileppes on konkreetseid punkteid mitmeid, aga ma alustan kõigepealt energeetikast natuke suuremast pildist. Ma alustan sellest pildist, et ma raputan siin tuhka pähe kõikidele erakondadele, sealhulgas enda koduerakonnale, et see bardakk, mis meil energeetika valdkonnas on, et see lihtsalt läheb meile nagu mitte ainult täna, vaid ka 10 aastat vähemalt edasi väga kalliks maksma ja me maksame selle kõik lõpuks igaüks oma taskutest kinni. Ja see on bardakk nii nagu reaalselt analüüsi teadmiste mõttes kui ka otsustusjulguse mõttes. Ja uuel nädalal on Riigikogus siis menetlusel ka energiamajanduse arengukava, mis peaks justkui valdkonna sellise suure vaate andma. Eks ta midagi kindlasti annab, väga tore, et ta lõpuks on väljas, ma ei hakka seda detaili minema, aga üks plokk, mis mulle väga muret teeb, mida seal täna üldse ei kajastata ja mida ma ei kuule üheski energiadebatis, ma olen Riigikogus majanduskomisjoni liige, et ma ei kuule sellest, et me riigi tasemel räägiksime elektrifitseerimisest või nii-öelda tarbimise pildist ja ma ei mõtle siin eraisikute tarbimist, ma mõtlen siin, kuidas me elektrifitseerime oma transpordisektorit, kuidas me oma soojus- ja jahutussüsteemides tegelikult seda elektritarbimist kasutame, kuidas me
töötlevas tööstuses tegelikult toimetame. Ehk siis, kui me ei räägi nagu sellest poolest, kuidas me oma tarbimistega ajas nagu edasi lähme, mis võiks anda ka nendele tootjatele investeerimisjulgust ja kindlust, mis aitaks tarbijatel sedasama võrgu ressurssi kokku tuua või alla tuua. Et ma kohe võtan ühe põneva fakti, see on minu jaoks lihtsalt väga põnev. Ma tean, et sa ei anna mulle nii kaua aega, aga ma ühe numbri ütlen, et Elektrilevi on välja toonud, et kui 1 teravatt tarbimist tõsta, see on umbes 10% tänasest tootmismahust, siis see võimaldaks meie võrgukulusid tuua 13% alla. Aga kui me täna nagu see kogu tarbimise pool on hästi juhuslik, hästi hektiline, siis kogu need võrguarendused, parendused, mis meil on hea meel, et Hiiumaal on tõesti tehtud, see kõik läheb lihtsalt järjest ja järjest kallimaks meile. Et see on nagu selle suure pildi probleem ja mure ja ma ringtoitest ei hakka siin täna üldse rääkimast, et kahjuks issand, Elering niimoodi muigab ainult selle peale, kui küsida, et mis aastal hiidlased võiks ringtoite saada. Et kuskil arengukavas ta kuskil taga tiksub, aga noh, jah. Relli, nüüd sa tegid poliitikut selles mõttes, et sa tõid suure pildi ja lähed sinna ja tegelikult see kohaliku elu ei puuduta. Aga räägi kohalikust, selles mõttes reaalselt ka on ju täna ikkagi mitmetes kohtades probleem selles, et ettevõtjad ei saa seda, mida nende arenguks vaja on. Ja. Aga vaata, see on täpselt see näide, kus sa pead rääkima ka sellest suurest pildist, sest et suured protsessid lõpuks sellest, mis liitumishinda pakutakse uuele liitujale või ka võimsuse tõstmiseks, see ju kõik on täna riigi tasemel ja valla roll siin on käia, selgitada, kulutada neid uksi Tallinnas, et välja tuua näiteks seda regionaalset erisust. Sotsiaaldemokraadid on kogu aeg seda ka valitsustasemel toonud välja, et meie ka regionaalse tööstuspoliitika üks mehhanism võiks olla see, et me tegelikult teeme näiteks elektriliitumistele või üldse võrguliitumistele mingit erisusi, erandeid selleks, et me ei saaks siin hinnapakkumisi miljoneid, kui on vaja uut alajaama ehitada ja see on ettevõtja õlul siis. Ma pööran nagu teisipidi, et Sander, sa oled majanduskomisjoni esimees. Et mis see sinu jaoks raskuskese on, mida peaks tegema, et muuta Hiiumaa ettevõtja jaoks siin toimetamise majanduskeskkond soodsamaks või tegutsemiskeskkond soodsamaks? No kui me räägime siin praegu valla kontekstis, siis vald saab hakata ülejäänud pihta, saab kõik oma menetlused, saab teha ju õigluskindlaks, läbipaistvaks, saab teha nad kiireks. See on hästi otseselt valla juhtide nagu teema. Miks see siiamaani on jäänud sinna, kuhu ta on jäänud? No see on vallajuhtide teema, nagu ma räägin. Siin majanduskomisjonina suudele välja teha. Siin on arenguruumi. Aga siin on, mis on veel, et vald saab ju tegelikult luua seda majanduskeskkonda läbi selle, et investeerime teedesse näiteks. Teeme siin, ma ei tea, mustkatte, teeremonte, põllumeestele põllumaheteid, metsameestele metsavaheteid, mis iganes. See on üks variant. Saame luua siin mõttes, isegi vist lepingus on meil kirjas see, et loome siin sobivates tingimustes vähemalt 2-3 sellist valmisolekuga, ehitusvalmisolekuga äri ja nii-öelda otstarbelist kinnistust, tööstusala nii-öelda. Ja need kindlasti mitte metsa sisse kuhugi, vaid sinna, kus on ressursid, kus on elektrid, veed, inimesed, mida veel. Ega vald teha tõsiselt mingeid toetusi või sellist, seda me ei hakka tegema, kui nii mõelda. Aga siis saame muidugi tõsta nagu ettevõtja ju positsiooni keske siin ja teha sellised üritused, nagu me siin teeme täna näiteks. Aga pane ikkagi üks asi, et mis sinu arvates on nagu majanduskomisjon, eks, et vallavolikogu omalt poolt valla juhtimises, et mis see on, mis 1-2 asjana nagu oleks keskne, mida peaks ära tegema? Kas see kiirus, läbipaistvus, mis asi? See on elementaarne, see on hügieen, ma arvan, seda isegi seda tasu. Nii kui sa seda ütled, siis on ju küsimus, et miks see hügieen praegu ei ole? Ju siis on, andke aega. Ega siis järgmise aasta 2 jooksul peab olema nii, et midagi teha pole. See on täna prioriteediks võetud. Okei, ülifundamentaalne küsimus. Ma lähen, meil on juba tegelikult kohvipausi aeg. Ma toon ka energeetikast rääkida. Reformierakond ei saa. Vabandust. Ei, no saab küll. Reili ütles, et segadus on suur ja olete koos. Ja see oli kõigile tuhka pähe. Ja et kui nüüd on see üks küsimus, et mida peaks tegema, siis tegelikult Hiiumaa
juhtide eesmärk peaks ikkagi olema tagada Hiiumaa energiasõltumatus, sest kui me meenutame siin Covidit, et ühe tegelikult hommikuga muutusid paljud asjad, siis mina kujutan küll seda ette, et ühel hommikul tegelikult vajutad stepslit ja sealt ei tule voolu ja see olukord kestab minimaalselt pool aastat. Et siin on ikkagi väga selge tegelikult nii-öelda kriisijuhtimise ja tuleviku planeerimise Hiiumaa hakkama saamise küsimus. Ja ma muide meenutan seda ka, et tegelikult 20 aastat tagasi taheti ehitada tuuleparki ja Reili vist isegi kirjutas mingid lepinguid alla vallavanemaga, aga hiidlased tuuleparki ei tahtnud. Kui see oleks, siis võib-olla oleks natuke energias ka julgem tulevikku vaadata. Aitäh, et sõna andsid. Ma nüüd sa õpetasid juba nii suurelt võtsid, et tuulepark võib-olla seda olukorda ka nagu üks ühele mustvalgele ei paranda või ei muuda, aga kui sa ütled 3 kuud, siis tõsi on 6 kuud küll. Või ütlesid 6 kuud lausa Eleringi nagu ülireaalne katkestuse nagu selline see kriisiprognoos on tegelikult 3 nädalat, et 3 nädalat tuleks saada hakkama ilma elektrita ja selleks peaks olema iga kohalik omavalitsus, laias laastus iga inimene täna valmis, et ta teaks, eks ju, et mis see 3 nädalat siis on, kus on lapsed, kus on kitsed kanad, eakad ja kõik see, kuidas saab vesi sisse ja vesi välja, eks ju, et see selgus on täna selline, mis peaks olema tegelikult olemas. Okei, veel üks fundamentaalne küsimus. Kuidas teie ise defineerite, kuidas te kirjeldate seda tasakaalu, mis on siis looduskeskkonna ressurss, laias laastus küsimus on ju tegelikult metsas, metsa kasutamine ja saare majandus ja siis nii-öelda pilt, et kummale poole, kuhu see läheb. Et kas siin on Hiiumaal mingi eraldi retsept või eraldi mingi vajadus? Kuidas te seda kirjeldate? Milline see saar on? Tahtmata siis sõnastada seda kuidagi, et kas me teeme metsa, kasutame siin metsa ja püüame selle kaudu siis oma majandust elavdada või pühendume sellele kallile sanatooriumile ja lootusele, et anname siis inimesel koha, kus jalutada pärast seda? No Hiiumaa on ennast kogu aeg pidanud ja ma arvan, peab ka edasi pidama rohesaareks. Et ma arvan, et see looduskeskkond on meie väärtus igas mõttes ja siin saab rääkida väga sellised ilusad juttu, peab valitsema tasakaal, Aitäh, et sa ise sellest aru said, et me ei tee seda praegu. Ei tee. Muidu ma oleks pidanud jälle sekkuma. Jah, on ja jälle muutub poliitikuks, on ja. Et ma arvan, et see on jälle, ma ei saa öelda, kõik mis ma ütlen on praegu siuke klassikaline poliitika jutt, et me peame seda arutama, aga ma päriselt arvan, et see on asi, mis tuleb ka meil siin koha peal vaielda. Jälle, oleme ausad, regulatsioonid on riigi tasemel jälle valdkond, kus meil on bardak ja ebaselgus. Aga Hiiumaa kontekstis ma julgen selle hinnangu anda, et minu hinnangul me oleme väga selle tasakaalupunkti nagu piiri peal kõndimas, kus looduskeskkond hakkab alla jääma, kui nagu vastanduda. Ma tean, et siin saalis on inimesi, kes kohe mulle vastu vaidleks, on ja era. Aga mina isiklikult olen mures selles osas, et me ei läheks selle majandamisega nagu sinna nurka, kust tagasi tulek võtab lihtsalt väga palju aega. Peep. No kui me Hiiumaal ringi sõidame, siis minu arust me põhiliselt näeme siin nagu metsa tegelikult, eks ole. Ja kui nüüd jälle püüda lühidalt teha, mida ma ei tea, kas ma tahan teha, on see, et kas siis meil nüüd on omandiõigus ka nagu kehtib või ei kehti tegelikult. Aira noogutab, Aira need mõtted nüüd ongi kõik sulle tegelikult. Ehk siis kui inimesel on nüüd maatükk, kus tal kasvavad puud peal ja öeldakse, et saega sinna ei lähe ja vaata, et see lindu ei vaata kurja pilguga, eks ole, ja riik või ma ei tea, kes iganes Euroopa Liit seab piiranguid, siis tuleb need piirangud selle maaomanikule kinni maksta. Ja kui seda ei taheta teha, siis on paha lugu, et peamegi ütlema, et me liigume tegelikult sotsialismi poole, kus me hakkame piirama tegelikult omandiõigust, eks ole. Võib-olla seda tuleb teha, ilmselt tuleb tänases maailmas seda nagu teha, sest kõik need roheteemad ja vaatame laiemalt on ikkagi maailmas väga tõsiselt nagu tõusmas ja seda lainet kindlasti Hiiumaal seisma ei pane, Hiiumaalt see kindlasti mõjutab. No. Ehk siis mõistust tasuks kasutada ja omandiõigust ei tohiks piirata ja kui me räägime ettevõtluse arengust, siis kui piltlikult öeldes annad nagu ettevõtjale sae ja samal ajal tal mootorsaega saed jalga alt ära, eks ole, siis läheb väike vastuolu tekib. No nii, Sander, sul on hea lihtne, sa oled majanduskomisjoni esimees, 2 erinevat huvipoolt on olemas, kummale teed lähed? Mina ikka arvan, et metsa mittemajandamine on ikka ühiskonna väga kallis lõpuks, et lõpuks ikkagi tuleb majandada ja
ja see tasakaal lõpuks, et meil on ka tegelikult olemas ju majandusmetsad, on kaitsealametsad, see on täna päris juba hästi ju tegelikult paika loksunud ja võiks olla kindel kokkulepe ühiskonnas, et see proportsioon oleks pikaks ajaks kokku lepitud ja kuidas me siis käitume tõesti, see on täna puudus, et Kas Hiiumaal on see kokkulepe olemas? Kas Hiiumaa inimesed saavad sellest asjast ühtemoodi aru? ma kardan, et ei saa, meil on siin ka ju erinevad inimesed nagu ikka igal pool. Kas see on majanduskomisjoni üks asi, mida sellel perioodil ära lahendada? Vallal on siin vist eriti palju polegi rääkida kaasa, me saame siin teha nagu, mis me saame teha, üldplaneeringut saame teha ja mõelda välja asju seal juures, et aga ju metsa enda majandamine on ikkagi riigi tasemel, need loa andmised ja kõik muud. Kuidagi nüüd ma läheb ikkagi see... sinna majanduskomisjoni panen selle ka, et võib-olla me ikkagi peaks ka arutama sellest, et ma tean, et meie puidu kvaliteeti või seda väärtust on hinnatud, et ta peabki selle ümarpalgina võib-olla enamuses välja minema, aga kas see tegelikult nagu, kas Hiiumaa saab sellest ikkagi selle maksimumi kätte, kui me näeme neid puidu hunnikuid seal Heltermaa sadamas, mis lähevad ümarpalgina lihtsalt ei tea kuhu, et kas siin tõesti ei ole tänapäeva kiiresti muutuva tehnoloogiaga võimalik sellele puidule anda suuremat lisandväärtust, mis annaks ka Hiiumaa inimestele nagu rohkem tagasi, on ju, et ma arvan, et see lihtsalt teeks seda debatti ka võib-olla igatpidi nii-öelda tooks need erinevad pooled paremini kokku. Nii et Reili toetaks ühe puidukeemia väikese tööstuse rajamist Hiiumaa. See on hea ettepanek. Ma küsin, kas see oli nii, Reili? Ma ei oska öelda, kas see on reaalne. Ma ei ole selles osas see. Ma arvan, et me peame arutama, millised tehnoloogilised lahendused on selleks, et seda puitu lihtsalt suuremalt väärindada kui see, mis ta täna siit saare pealt ära läheb. Kas see on puidukeemia, millisel kujul, mis mahud? Võtta, need on kõik need asjad, mis tulekski arutada ja väga avatud. Mööblisektorit sellest raamatust vist nägin, oli protsent umbes, mis siin tehakse, eks ju. Väga tänuväärne, et nemadki. Jaa, kindlasti. Kui sa lubad, siis Sander ütles ühe väga olulise sõna, mida ma ei tea, võib-olla meil ei tule üles lihtsalt sõna oli üldplaneering. Ja volikogus on väga tegelikult jõuliselt siin erinevad isikud sõna võtnud, et miks ei ole ikkagi veel nagu üldplaneeringut. Aga kui me nüüd vaatame seda, kuidas järjest tuleb uudised, et üldplaneeringuga on tohutud jamad tegelikult Eestis päris mitmetes omavalitsustes ei lasta ehitada, lükatakse ümber detailplaneeringuid ja kõike muud, siis minu mõttes see on nüüd küll see koht, kus Hiiumaa vald on tegelikult Hiiumaa inimeste ja ettevõtjate eest päris hästi seisnud ja üritab riigiga läbi rääkida enne, kui ta hakkab ülejala üldplaneeringut kehtestama. Palun, aitäh teile ka. Kuulge, aga viimane küsimus enne, kui siis saali küsimused ja repliigid ka, sest et tundub, et siia nagu vooru lõppu jääb. Hakkame Peebust liikuma ja ma saan aru, et sul on nagu vallavolikogu liikmete eest raske rääkida, aga räägi ikka. Üks konkreetne asi, mida järgmisel aastal peaks ära tegema, et Hiiumaa ettevõtlus saaks kasvada ja ma paneksin siia juurde veel, et mis selle teo tulemuse mõõtmise mõõdika võiks olla. Üks konkreetne asi, mille peaks tegema ja mille abil seda siis mõõta saaks. No ühte tegu on nüüd kindlasti raske nimetada, poliitika jutt, aga mõõdikuid on lihtne nimetada. Mõõdikud on ikkagi tegelikult erasektori töökohad, eks ole, laste arv. Mida selleks tuleb teha? Eks me siin oleme tund aega umbes rääkinud, aga üks asi. Ma arvan, kui sa küsid ühte asja, siis ma arvan, et volikogu võiks tegelikult üks aasta otsa võtta tegelikult ja puhata jalga ja vaadata, kuidas see asi nagu isevoolu teed nagu areneb, et äkki see turumajandus panebki asjad paika. Alguses sa vist ütlesid, et 9, et me mõjume niimoodi valla elule, et vähe ei ole, aga nüüd tuli natuke teine seisukoht. Mõju ei pruugi positiivne ka olla alati. Ja, võib-olla küll. Nii, Sander, üks asi, mis tuleb... Üks asi, ma olen sellest ka rääkinud juba siin just tagasi ütlesin, et ikkagi see valla põhiülesanne teha menetlusi läbipaistvalt, õiguskindlalt ja kiirelt. See on see, mida me suudame siin aastaga teha ja mis tõepoolest ka mõjutab ka otsuseid. Kiiremad menetlused, mis see mõõdik? Pädevad. Ma arvan, et see, siin võib mõõdikud tulla või mõõdikuks see, kas neid planeeringuid lube on vaidlustatud näiteks kohtus. Üks selline asi on, või palju siis on keskmine näiteks detailplaneering aega võtab või siis ehitusloa menetlus või kasutusloa menetlus, mis kõik on tegelikult, meil on probleemid nendega olnud siin, et täna võiks olla see eesmärk, et me siin tõesti aasta jooksul võiks olla asi tunduvalt parem. Ehk siis tunduvalt parem oleks, kui kohtuasju oleks rohkem, vähem, kui palju vähem? No ikka vähem. Null oleks seal, aga see null on saavutatav või ei tea. Lihtsalt tundub vahel, et elus sa saad seda, mida sa mõõdad, eks ju, et nii see kipub minema. No nii, Reili,
volikogu liikmena. Üks asi, mille aasta jooksul ära teeme, millega sa mõõdad seda? Mul tuli, kuna seda ei saanud välja tuua, mis ma ei kordaks seda, mis on juba kõlanud ja ülejäänud mõtted, mis tulid, olid hästi suured, siis mida jõuab ka aastaga ära teha, ma paneks selle ühe tegevusena ikkagi sellise, mitte ainult vallavara, aga ütleme jah, valla kinnisvara, valla ressursside, aga võib-olla ka veidi laiemalt Hiiumaal vabana seisva ressursi nagu kaardistuse ja sellele nagu koostöös ettevõtjatega ja osaliselt on see olemas, aga tegelikult see mõtlemine, et kas me suudame selle läbi mingeid tegevusi, uut elu hingamist, investeeringuid siia meelitada tuua, et vaataks korraga detailsemalt sisse, mis meil veel äkki on pakkuda, et enne kui on vaja kohe tohutult hakata juurde looma või rajama. Kas ma sain õigesti aru, et vald tegelikult ei tea, mis vara tal on? Ei, oma asju ju teab, aga ma mõtlengi natuke laiemalt kui ainult valla enda. Ehk vald tahab tulla ettevõtja vara ka üle vaadata? Ma arvan, et tore, ootasin seda. Tegelikult ma toon väga näite enda kodupiirkonnast. Kunagi Emmaste vald väga hästi ja edukalt tegelikult tegi seda. See ei tähenda seda, et vald läheb, võtab üle, vaid ta omanikega koos küsib, uurib, mis on võimalik, võib-olla ka väga isiklik arvamus, ei ole koalitsioonis veel läbi rääkinud, võib-olla ka üles osta, et siis anda ta nagu mingi sihtpärase kasutusega edasi erasektori kätte, et selles kinnistus või hoones või tekiks mingi suurem väärtus. Kui me võtame... Hästi konkreetset asja ma kujutan ette, et kuskil on mingi kuur, selle võiks üles osta, teha kultuurikuuriks ja siis anda. Aga Reilil on tegelikult ju väga õige jutt. Ei, see on õige. Ma nii konkreetselt ei mõtle, ma arvan, et meil on neid kohti. Ma julgen arvata, et on, ma ei pane ühtegi objekti sinna taha täna, aga selleks tulekski see töö uuesti läbi teha. Ma kujutan ette, kuidas mõnel mehel või naisel siin hakkas juba peas undama mõte. Vald tahab aga ma ei ole seda koalitsioonis tervikuna. Meil on küll see ressursikaardistus, see oli koalitsiooni läbirääkimistel teemane ja sai ka kirjeldatud, aga minu see mõte, et hakata veel vallalt kuidagi, et vald võtaks seal sellise aktiivsema rolli ka võib-olla mõne ressursi, see oli minu isiklik. Et ärge nüüd kohe tulge pakkumistega võib-olla jooksma. Et vallavanem kohe jutule ei võta. Vabandust, et Hiiumaal on julka tühja kortereid, aga millegipärast on ikka vaja nagu ehitada avaliku rahaga üürimaju, et võib-olla selles osas on Reilil nagu väga õige jutt, et äkki korteri omanikega kokku leppele saada. Selle koalitsiooni paneme kohe koalitsiooni lepingusse siin, et ei olegi vaja kaugemale minna. Suur aitäh! Nii, küsimused. Ma kujutan ette, loodan väga, et on olnud. Anna käega märku. Mikrofon tuleb kohe sinu juurde. Härra liigutab seda kiiresti. Siit laua pealt läheb, jah? Jah, sobib väga hästi. Anna ka käega märku, vaatame kohe, kuhu lähme. Ja mul on küsimus kohe. Te seda koalitsioonilepingut keerutasite üsna kaua, eelmine nädal oli ilus allkirjadega allkirjastamine, aga minu hinnangul stagnatsioon. 3/4 sellest koalitsioonilepingust on täpselt sama, mis oli 4 aastat tagasi. Aga vaatame seda, mis toimub maailmas, millised muudatused, milline tempo, siis kas te tegelikult olete õnnelikud selle koalitsioonilepingu üle? Mina ei ole. No Hiiumaa saar, kus aeg seisab või kuidas see hüüdlause oli. Et see on kuldvara. See on see, mis seal peab olema alati. Nii, no ma ei tea, kes tahab vastata. No, mina ütleks, et see on koalitsioonileping, see on ju kompromisside kompromissa kirjas, et ühtepidi võiks öelda nii, et aga ega see aeg pole tõesti nii seisma ka jäänud, et ega meil lõpuks teeme oma ressurssid oma vaadete piires ja me proovisime selle 4-aastase tsükli ikkagi päris nagu selliste tehtavate ja kindlate sammudega nagu kirja panna sinna, et päris unistama sinna hakanud. Ma selles mõttes, mina julgen öelda, et jah, ma olen rahul, kui sa nii küsisid, on ja miks ma olen rahul, sest ma arvan, et sellest veel olulisem dokument on valla arengukava, mis tegelikult need lubadused, mis on ju poliitilised loosungid suuresti koalitsioonilepingus, olgem ausad, see ongi erinevate valimisprogrammide kokkutöö. Mul on hea meel, et tänane koalitsioon võttis ka nendelt jõududelt ideid kaasa, kes otseselt koalitsioonilepingu osapooled ei ole, et sealt leiab ka neid lubadusi või plaane sellest leppest, et tegelikult ju teod ja see action plaan tekibki selle arengukava ja nende tegevuste osas. Ma arvan, et Hiiumaa vald on olnud tegelikult ka 79 omavalitsuse võrdluses tegus, ambitsioonikas, toimekas, edukas.
ehk selles vaates ma olen, et kui seda pidada stagnatsiooniks, siis ma olen selle stagnatsiooniga rahul. Kas saab midagi paremini? Jah, menetlused siin on rääkinud, see on võib-olla üldine selline professionaalsuse kasv, mille nimel, mis sai seal koalitsiooni ja ambitsiooni kasv, mida sai koalitsiooni läbirääkimistel korduvalt rõhutatud. Selge, Reili, aitäh, Peep. Aitäh, Arno, selle küsimuse eest. Ja ma siinkohal meenutaks ammu lahkunud inimgeograaf Kalev Katust, kes ütles ikka, et enne kui hakata uurima, kuidas inimesed elavad, tuleks uurida, kas inimesed üldse elus on. Ja ega siis maailm selles osas ei peatu. Ja kui me vaatame riigi üldplaneeringut 2050, siis selles valguses mina ütleks küll, et Hiiumaa 10-15 aasta põhiküsimus on, kas Hiiumaal säilib omavalitsus või on Hiiumaa Haapsalu osavald. Või vastupidi, mine tea. Meeldib sinu positiivsus. Mul on kogu aeg Haapsalu mõjunud nagu see linnak, mis on selle sadama ümber, kus sa ootad hästi pikalt Hiiumaale pääsemist. Urmas Sokkel selle seda. Jaa, võetigi maha juba. Nii, aga anna nüüd, palun seal järgmine käsi. Majandus on kindlasti väga tähtis valdkond, aga ta ei ole eesmärk omaette. Enne valimisi kõlas või räägiti palju kogukonna kaasamisest. Mis sinu arvates on see tee või mehhanism, kuidas see päriselt tööle saada? Ma olen kohe valmis vastama. Kõigepealt, Kati, ma tahan öelda sulle suure tänu selle töö eest, mida on teinud Kärdla linnaselts ja see on üks näide, kuidas need asjad peaksid tegelikult käima. Ja ma soovin teile tegelikult tuult tiibadesse. Aga Hiiumaal ju teadupärast kogukonna asemel on olnud nagu osavald, et mul oli ka 3 aastat oli võimalus olla osavalla kogu esimeses. Ma mõtlesin, sellest peaks tegelikult raamatu kirjutama. Aga et mitte pikalt plärada, siis ma ütlen, et kogukonna kaasamine on kindlasti võimalik. Ei saa öelda, et seda ei ole üldse tehtud ka, aga on paranemisruumi. See kaasamine ongi üldse selline nagu ju küsimus alati, et alati kuskil on keegi, kes tunneb mitte kasutuna ennast olla, ükskõik kui me põhjalikult seda teeme, aga tänane vaade ikkagi, kui me rakendame neid osavalla kogusid endiselt järgmine 4 aastat, et ma loodan, et midagi hullemaks küll ei lähe. Mõnikord on see päris hea tulemus, eks ju, jah? Jaa, nii külaseltsid kui tegelikult kogu meie vabakond, et ma väidan, et Hiiumaal on tegelikult väga tegus vabakond, kodanikuühendused, lisaks tugevatele ja tublidele ettevõtjatele, et kõik sellised formaadid on väga tänuväärsed ja vald ju regulaarselt, ma loodan, et ka jätkab ja on suhelnud, on ju. Seal kindlasti on edasiminekud, aga ma julgeks seda öelda, et ka see tõesti osavallad on ju olnud see mehhanism, mida kõikides Eesti omavalitsustes sugugi ei ole selleks, et hoida seda kohapealset demokraatiat. Ja kui osavalla kogu ei ole eesmärke teinud, siis õnneks see põhimäärus on nii paindlik, et iga osavalla kogu juht saab seda ikka ise kujundada, kui suurt kandepinda ja rolli saab nagu võtta. Ma jälle ei lase... Reili, aga sa vabandust, aga sa osavalla kogus ju tegelikult vist 3 korda järjest ei käinud kohal ja siis langesid välja sealt. Oi ei, käisin ikka, aga sa tead väga hästi, et ma sain oma teise lapse ja siis kuna sealt välja astuda ei olnud võimalik, meie põhimäärus seda ei võimaldanud, see sai alles hiljem korda, siis ma tõesti pidin selleks, et keskenduda tol hetkel kodusele rollile, laskma ennast sealt välja arvata. Reili, see kogukondlik tegevus, mille tulemuseks on lapsed, see on väga hea. Seda on Eestil rohkem vaja. Aga lihtsalt küsimus oli ju, mulle tundub see, et kuidas nagu päriselt kaasajastada seda, et me ju läheme reede õhtuti kõigepealt teeme väikse klaasi valget veini, siis lööme Facebooki lahti ja hakkame siis kogukonnas kütma, eks ju, et mis on kõik valesti. Aga see on ka väga vajalik. Aga häda on see, et sealt jõuaks infoga kas volikogu liikmeni või kui palju me tegelikult igaüks julgeme ka võtta sellelt volikogu liikmelt või ka Riigikogu liikmelt nööbist kinni, keda te olete ise valinud. Sellepärast sul ei ole nööpe, ma vaatan praegu, eks ju, aga tegelikult on tehniliselt vaja kuidagi korraldada seda, et see toimuks päriselt. Mul lihtsalt sellele ei ole head vastust. Aga tuleb tööd teha selle nimel, eks ju. Aga ma julgustan selles osas ka igat ühte teist. Ma tean väga mitut, olen nii riigi teemadel kui ka valla teemadel ka hiljuti rääkinud, mida saaks teha paremini. Ka iga selline samm on tegelikult kaasamise parendamise poole, et teeme lihtsalt nagu koos ja tunneme, et see meie ühine Hiiumaa asi, mida me ajame.
ja siin tõesti prouale ka, et see on väga-väga kõikide ühenduste enda ka vastutus, eks ju, et me päriselt räägiksime ja püüaksime neid inimesi hoida siis endaga kaasas. Mari-Liisi käes need kotid tähendab, et me peame lõpetama. See on kõige delikaatsem viis anda märku, aga üks härra käsi on seal ikkagi püsti, me võtame selle küsimuse kindlasti ära. Aitäh! Kuna meil on tegemist ikkagi majandusfoorumiga, siis tahaks ka küsida vahelduseks ühe majandust puudutava küsimuse. Lugupeetud blogis osalevad inimesed. Küsimus on väga praktiline. Kas keegi viimase 5 aasta jooksul, näiteks valla poolt või poliitikute poolt, on ka teinud reaalse küsitluse näiteks Hiiumaa 5 kõige suurema tööandja või ettevõtte sees, et küsida neilt, mida neil on vaja selleks, et arendada oma ettevõtet, kasvatada oma ettevõtet 10, 15, 20, 200%. Mul on siin perimeetri sees 2 inimest hetkel meetri sees, kes saavad seda faktikontrolli ka kohe teha. Paluks siis nagu vastust, et mida nagu tegelikult on teinud vald selleks, et kas või tegutsevad ettevõtted saaksid areneda? Ma olen valmis selles osas vastama, et ma olin ise vallavanem, kui ma tegelikult pidasin oluliseks seda, et tore oli algul kutsuda kõiki huvilisi kaasamise mõttes, et tulge vallamajja, rääkige. Üks hetk sain aru, et ikka käivad ühed samad näod, vabandust, kes te siis käisite, on ju. Et väga tore oli see, aga tegelikult teades, et meil on tegijaid palju rohkem, sai ju hakatud käima ja minu teada vald sellega on ka jätkanud ja ma loodan jätkab edaspidi erinevad osapooled. Vald, arenduskeskus, koostöökogu, tol hetkel ka Töötukassa ühiselt reaalsete ettevõtjate juures koha peal, et rääkidagi neid küsimusi. Ma väidan, et panna kõiki ühte vormi küsitlus, ja seda võib ka teha, aga tegelikult sa saad selle tagasiside kõige vahetumalt nendest vestlustest ja me saime seal tegelikult ka väga konkreetseid tegevusi. Jah, võib-olla ei tulnud neid 100 või 10, mis said ettevõtjate mured koheselt lahendatud. Et see teadmine ja see info liikus ja sealt ka tegelikult tuli kohati see tagasiside, et see on juba nii kaua olnud jama ja nii edasi, aga valla teadmisesse jõudis see tegelikult vahel ka tol hetkel oli ka ühinemine ja inimesed olid ka liikunud ja muutunud pahatihti alles seal, kus me üks-ühele vestlesime. Ehk see on olnud see, mida Hiiumaa vald on teinud, mis ei ole kohaliku omavalitsuse ülesanne, kui lugeda koksi, vaid see on olnud Hiiumaa valla enda initsiatiiv, et suhelda teie kõigiga, et päriselt aidata kaasa, et Hiiumaa ettevõtjatel, Hiiumaa inimestel läheks hästi. Kas tahab veel? Mina ise küll ei ole käinud, aga minu juures on käidud korduvalt, küll arenduskeskuse poolt eelkõige, eks ole, kes on nagu minu ettevõtetes ja asja uurinud ja arvan, see on vajalik, arvan, seda tuleb teha edaspidi ka. Et selline on infovahetus, et need väiksed suured mured jõuaksid siis ka sinna vallavalitsuse tasemel, eks ole. Selle küsimusel on hea selles mõttes vastata, et ma ju osavallakogus olin nagu ettevõtjate liidu ja viimati isegi ettevõtjate liidu esindaja ja siis sealt lahkusingi tegelikult sellepärast, et kui ma saatsin ettevõtjate liidule meili, et kuidas ma siis nüüd teid kõige paremini esindada saaks, siis ei tulnud ühtegi vastust. Ja niimoodi on tegelikult väga keeruline kedagi esindada, kui ta ei ütle, et mida nagu teha, aga ma teen siit lihtsalt järeldus, et ju siis on ettevõtjatel pigem nagu asjad hästi või nad on kaotanud lootuse, see on teine võimalus. Või oli segane meil? No jah, et vald ei peaks ikkagi ettevõtjaid segama. Nagu. Ja, see võib olla ka üks. No nii, veel, palun. Või tegime nüüd, et see oli viimane küsimus praegu? Ikkagi üks käsi on ka seal. Mulle tundub, et see inimene oli see, kes kuulus perimeetrisse praegu. Me Arnoga hakkame kohe käivet kasvatama, aitäh küsimusest. Aga ma tegelikult, Urmas, sinu ühe fakti vea või sellise väikse eksituse tahaks ära klattida, et tegelikult ikkagi võrguomanik ehk siis Elektrilevi on kinnitanud, et Hiiumaa merekaabli katkestuse korral kindlasti enne 6 kuud elektrit tagasi ei saa. Täna ei ole ka ühtegi sellist generaatorlaeva olemas, mis meie madalasse vette sobiks. Nii et miks on oluline ikkagi, et me mõtleksime aina rohkem ja rohkem selle kohapealse tootmise peale. Ma ei räägi siin suurtest tuuleparkidest või päikeseparkidest. Meil on koha peal bioressurssi, kus me saame ka maaomaniku, metsaomanikele selle raha koju jätta
ja teine asi, miks meil on ikkagi vaja taguda seda trummi, et meil on ringtoidet vaja. See on puhtalt julgeoleku küsimus tegelikult. Aitäh, Urmas! Aga sa küsi ka midagi, Taavi, sul on head küsimused olnud. Täiega lastakse, ei ole siin midagi öelda, lastakse. Absoluutselt, ma lihtsalt rääkisin, üldse ei arva, et see teil Hiiumaal kindlasti on asi keerulisem, jah, selles mõttes, et kogu riigi tasandil on antud lihtsalt see hoiatus, et 3-nädalane elektri kadumine kuskilt piirkonnast on väga tõenäoline, isegi ilma selle kaabli katki minemiseta. Et see riski hoiatus on selline pigem üle-eestiline, eks, aga Hiiumaal oma spetsiifika juures. No aga tundub, et sellega on küsimused ammendatud. Aitäh, lugupeetud volikogu liikmed ja mine tea siis tulevane volikogu liige, eks. Kui jumal selle on. Või siis volikogu lähedane liige. Et me tahame tänada teid väikese meenega, deklareerima ei pea, tundub nii. Aga täname ikkagi, oleme väga tänulikud selle arutelu eest.